Tere kõikidele vähitähtkuus sündinutele. Ma ei tea nüüd, ma pidin kahjuks siin video katkestama. Ma üritan nüüd siin kokku liita need videod, et õnnestub mul vist, ma loodan. Alustan teiega uuesti, kuna eelmise video ma pidin katkestama siis. Et teil vähid on selline väga kerge energia see nädal. Väga hea on võtta see nädal selline hoiak, kus te ei ole mingisuguse maksimaalsuse peal väljas. Et kõik peaks või et miskit või kõik peaks olema maksimaalne. Et tulemused peaksid olema maksimaalsed, et tegevused, toimingud, mida te teete, peaksid olema maksimaalselt tipptasemel. Ostud maksimaalselt kõige kallimad. Ühesõnaga mingisugune maksimalismus. Et see on nagu teile takistuseks see nädal. Te peaksite võtma asju kergemalt. Peaksite lubama endale sellist nagu, kuidas ma ütlen, kergenduse tunnetust enda sisse. Mitte midagi keerulisemaks teha, mitte midagi keerulisemaks mõelda ja raskemad olukorrad lihtsalt lasta kergusesse. Kui te lasete midagi kergusesse, siis hakkavad teil asjad ise minema nagu lepase reega. Väga hea oleks kohane oleks see nädal öelda kohati selline lauset. Kui nii, siis nii. Las ta olla. Olgu. Vot sellised väljendid oleks teile see nädal väga head. Aga see, kui te hakkate püüdma, üritama, punnitama, et maksimaalselt kõrgemale, kaugemale, globaalsemalt, suuremalt, kiiremini, kõik see on negatiivne, kõik see töötab teile vastu. Te peaksite lihtsalt laskma kergemalt, võtma kergemalt, kohati isegi nagu, kuidas nüüd öelda, no ütleme niimoodi täitsa lõdvalt kohe, sõna otseses mõttes. Et muretult, muretus on selline hea sõna, mis teile nagu see nädal edu toob. Et selline muretus, selline kohati isegi nagu mingil määral hoolimatus. Et see nagu mängib teile väga head kaardid kätte. Väga hea on see nädal, üldselt see nädal on teile selline nädal, mis ei ole nagu tavaline rea nädal, nagu iga nädal. Et siin on sellel nädalal mingisugused sündmused, mingisugused olukorrad, tegemised, midagi on, mis on väga tähenduslikud, jätavad märgi teile maha, tugev nädal on väga tugev nädal. Aga positiivseks saate te selle nädala teha oma kerguse ja kergendustunnetusega. Väga hea on see nädal transformeerida. Seal, kus te tunnete, vot just nimelt, et teil on see mingisugune maksimaalsuse tagaajamine. Seal, kus te tunnetate, et teil on ükskõik, kas see on seotud teie tööga, kas see on seotud mingisuguste teie tegevustega, kas see on seotud teie ostudega, müükidega, seal, kus te ajate taga maksimaalsust. Seal, kus te ajate asja liiga keeruliseks, raskeks, vot seal on vaja midagi transformeerida, seal on vaja võtta kergemalt. Üldse transformatsioon nendel teemadel, kus te tunnete ka sellist energiat, et siit nagu kuidagi edasi enam ei ole. Et ei olegi mõtet sealt edasi enam punnitada, ei olegi mõtet sealt edasi enam nagu liikuda.
seal tuleks ette võtta mingisugused muutused. Võtta muutused ja läbi muutuste, läbi transformatsiooni, läbi transformeerimise, läbi mingisuguste radikaalselt teiste lähenemiste tuleb teile kuidagi kergus. Negatiivne on see nädal hoopis selle poolest just, et kui te hakkate nagu punnitama sinna kaugemale, kõrgemale, täius nagu suurelt ja laialt ja kõik see, vot see kõik hakkab teid hoopis takistama. Üldiselt ei ole see nädal hea liikumisteks. Igasugusteks nii territoriaalseteks kui ka muudeks liikumisteks. See tähendab seda, et ei ole kõige parem nagu reisidega. Ilmselt võivad tekkida võib-olla mingisugused takistused või ei lähe täpselt nii, nagu soovisite või tahate või nii edasi. Et nagu reisid ei ole see nädal väga hea. Et ükskõik, kas siis mingid kaugemad või lähemad vahet ei ole. Et sellised territoriaalsed liikumised. Samamoodi ka muud liikumised, et näiteks kolimised. Kolimine ühest majast teise, korterist korterisse, riigist riiki, toast tuppa, mööbli liigutamised, asjade tõstmised siit sinna. Las ta olla nagu see nädal kõik paigal. Võtke kergelt, võtke nagu lõdvalt sõna otseses mõttes, ärge punnitage. Need, kes ootavad mingisuguseid projektides või ametialaselt või tööalaselt või kuskilt ootate mingisugust edutamist, liikumist kuskile kõrgemale või ma ei tea, teise ruumi kas või midagi sellist, et see ei ole teile ka positiivne, et siit ei tule selliseid. Ega teil ei tule, üldiselt see nädal ei ole teie jaoks mingisugune selline võidumeelne nädal. Siin ei ole näha mingisuguseid võite, siin ei ole näha mingisuguseid mega super hüper tulemusi. Ja sellepärast kaardid ütlevadki teile väga selgelt niimoodi, et ärge punnitage. Ärge punnitage selleks, et saada mingisuguseid võite, ärge punnitage selleks, et saada mingisuguseid triumfe kuskil. Et saavutada kuskil mingisugust suurt edu, seda ei tule see nädal. Pigem võtke lõdvalt ja kas siis kõik laheneb iseenesest kuidagi või tekib see triumfi ja võidu ja edu nädal kunagi hiljem, aga mitte see nädal. Et selline, te lihtsalt nagu kulutate oma ressurssi liiga palju sellisel juhul, kui te hakkate kaugemale, kõrgemale ja nii edasi punnitama. Et selline, kohati isegi selline infantiilne hoiak, see on see, küll las ta olla siis. Ja las läheb ja olgu nii ja mul on tegelikult ükskõik see nädal. Et võt selline seisund on hästi hea. Aga jah, et hästi selline hea ka transformatiivne ja muutev nädal on. Ja mingisugune, kui te lähete nendesse mingisugustesse muutustesse, transformatsioonidesse, siis see ka toob teile kergenduse, toob teile kerguse. Ma soovin teile ilusad nädalad, vähid. Nii, järgmiseks on mul, võtame siis nüüd kaksikud. Kaksikute tähtkujus sündinud. Kaksikud, vaatame, mis on kaksikutele energiat perioodiks siis 7. november kuni 14. november. Üheks nädalaks. Vaatame, mida kaardid teile räägivad. Kaksikud. See kaart kukkus mul välja ka, kui tähele panite. Aeg on käes. Aeg on käes millekski. Kus teil tundub, et kas nüüd või mitte kunagi. Aeg on käes. Aga
üks on üks märksõna. See aeg ei ole käes uuendusteks ja uueks. Pidage seda meeles. Siin on millegi nagu olemasolevaga, milles te olete tegutsenud, milles te olete võib-olla kahelnud, milles te olete kõhelnud, kus teil on olnud valik, kus te olete nagu toppama jäänud, kus on teil jäänud kuskile nagu mingisugune seisak või ja seda just nimelt läbi mingisuguste kahtluste ja kõhkluste ja valikute, siis kaardid ütlevad, et nüüd on selleks aeg käes, tegutsege. Aeg soovitatav on üldse, et hakkavad teil sündmused toimuma väga-väga kiiresti, väga-väga selline nagu aktiivne, kiire, energiline nädal on. Kas nädal ise või on sündmused, mis toimuvad hästi kiiresti, hästi nagu dünaamiliselt ja nii edasi. Aga see kõik ei tohi olla seotud või ei tohiks olla seotud millegi uuega. Et see peaks olema seotud sellega, milles teil on kogemus, milles teil on teadmised, milles teil on oskused, milles teil on juba nagu protsess käimas. Suure tõenäosusega tuleb teil see kuu või see nädal, tuleb ja oleks ka hea võtta otsuseid vastu ja tegutseda kuskil hästi kiiresti. Et midagi te võite muidu mööda lasta, midagi võite käest lasta. Et siin on sellised hästi kiired otsused, hästi kiired tegevused, hästi kiired tegutsemised ja kõik sellised asjad. See on kõik väga positiivne teile. Võib veel teile öelda niimoodi, et hästi hea oleks tegutseda see nädal rajanedes, tuginedes oma elukogemusele. Et just nimelt kasutada oma elukogemust, oma õpitud, seda nagu ikkagi nagu kogemust, ütleme siis niimoodi, aga mitte minna asjadesse infantiilselt, mitte läheneda asjadele infantiilselt, tegevustele ja nii edasi. Et hästi selline tark, läbimõeldud, kogemuslik, arukas selline hoiak on väga-väga positiivne. Ja selle najal siis nagu ka sellised kas kiired tegevused, kiired otsused, kiired sündmused ja nii edasi. Aga et minna infantiilselt, rumalalt, et süda kutsub ja hing tahab, et tekkis idee, tekkis mõte, tahaks. Ma ei tea sellest mitte midagi, ma ei ole ennem sellest midagi kuulnud, ma ei ole selle kohta midagi näinud ja nii edasi. See tuleks nagu välistada. Üleüldse on selline hea nädal ka selleks, et tegelikult teis on kuskil mingisugune selline hästi tugev tarkus ja teadlikkus. Et te olete hästi selline kogenud persoon sellel nädalal. Teie suur mingisugune mõistus, teie suur selline teadlikkus on teile väga heaks trumbiks. Et kui te lähenete mingisugustele protsessidele nagu lapsekene kommipoes, siis on väga negatiivne, aga kui te lähenete nagu targalt, kogenult, siis on väga positiivne. Välistage ka need, kui nüüd on ka valida üldse millegi vahel, et kas siis uus või siis see, milles teil juba on teadmised, oskused, kogemused, siis kindlasti kaalukauss on selle viimase poole peal. Võib olla selline tunnetus teil see nädal, et te tahate olla nagu rohkem eraldatud üksi oma mõtetes, ise omas mahlas nagu natukene keeda. Selline nagu
eraklikkusse minek natukene, see on teile tegelikult kõik positiivne. Siin ei ole mitte midagi halba, siin ei ole mitte midagi negatiivset. Et selline nagu eemaldumine natukene, et selline on väga hea. Aga üldiselt sellised kiired sündmised, äkilised sündmused võivad tulla teie ellu sellel nädalal, siis sellisel juhul sellega tasub kaasa minna. Ja teine asi on siis see, et otsused ja dünaamika üldse sellel nädalal on selline hästi kiire. Soovin teile ilusat nädalat ja kuni järgmise korrani. Lõvitähtkujus sündinud. Lõvid, vaatame, millised energiad saadavad teid nädalal 7. november kuni 14. november. Lõvitähtkujus sündinud. Lõvitähtkujus sündinud. Väga hea materiaalne nädal on. Väga hea finantsiline nädal on. Kui te kuskil olid mingisugused ootused, kas te ootasite mingisuguseid väljamakseid, kas te ootasite kuskilt mingisuguseid tulemusi või tegutsesite mingite tulemuste osas, et siin on nagu väga selline hea edasiliikuv dünaamiline energia. Tulevad teile finantsid, tulevad väljamaksed, füüsiline tervis on hea. Kõik see protsess liigub teil positiivsuse poole. Väga hea on tegeleda üldse kõik see, mis on seotud ka finantsidega. Igasugused ostud, finantstehingud, et kõik need jooksevad teil nagu väga hästi, lähevad väga hästi. Hästi positiivsed tulemused on siin näha. Ja te liigute ka oma projektides, oma tegemistes, oma ressurssides liigute nagu positiivse ja hea resultaadi poole. Kui on nüüd teil mingisugused sellised protsessid, mis olid nagu seisakusse jäänud, ei liikunud, ei tahtnud minna, siis nüüd on näha siin väga head dünaamikat. Et hästi hea nädal siis tulemuste poolest, asjade liikuma saamise poolest, eriti just siis nagu tervis, füüsiline tervis, finantsid ja siis materiaalsed tegevused. Väga hea on nendel, kellel on mingisugused juriidilised protsessid, kellel on mingisugused seadusega seoses, kas siis dokumentatsioon või üldse mingisugused protsessid, mis on seotud nagu õigluse, õigluslikkusega ja juriidikaga, et need lähevad teil väga hästi, tasuks tegutseda. Kuskil teil on mingisugune seisund, kus ei ole olnud nagu tasakaalu või balanssi või midagi on nagu liiga palju olnud või midagi liiga vähe või kuidagi nagu ei ole olnud nii tasakaalus ja balanssis, nagu te oleksite nagu tahtnud. Siis väga hea nädal üldse nagu saavutada kuskil mingisugune tasakaal ja balanss. Et saavutada õiglus, saavutada õigeks mõistmine ja kõik see. Üldiselt väga hea nädal on ka selleks teile, kui te tahate üldse kuskil saada mingit õiglust, mingisugust korda, mingisugust seaduslikkust, ausust, kõige selle nõudmiseks ja ise ka selle nagu väljaandmiseks on väga hea nädal. Negatiivne on see nädal igasugusteks uuteks algusteks.
igasugusteks sellisteks uuteks algusteks, kuhu süda ja hing kutsub. Et see nagu ei ole hea uuendustesse minek, et siin tasuks nagu edasi lükata järgmisse võib-olla mingisugusesse muusse nädalasse, millest võib-olla hiljem siis juttu tuleb. Aga jah, et lähen ja teen ja olen ja osalen, sest see on minu jaoks ääretult huvitav, see on minu jaoks uus, ma ei tea sellest mitte midagi, see kisub mind, ma tahan, et kõik see nagu tuleks see nädal välistada, siin tuleks ikkagi tegeleda mingisuguste olemasolevate protsessidega, minna edasi olemasolevate protsessidega, sest nad liiguvad teil nagu kulminatsiooni poole. Nad liiguvad teil tulemuslikkuse poole, et hästi selline nagu dünaamiline nädal on selle poole pealt. Ja loomulikult siis, kellel on üldse mingisugused õigusalased küsimused või õigusalased või õiglusealased küsimused seoses finantsidega või seoses mingisuguse nagu õigluse saavutamisega, et teile jääks nagu õigus ja et teil oleks õigus, siis selles osas on väga hea nädal, väga hea. Et nagu tuleb see õigus ja õiglus teie poole peale. Balanssi ja tasakaaluga, et seda otsige. Kindlasti te saavutate, kindlasti te saate selle. Et soovin teile ilusat nädalat ja kuni järgmise korrani. Hambur. Vaatame hamburid, mida räägivad kaardid teile energiate kohta perioodiks siis 7. november kuni 14. november 1 nädalaks. Ja hamburi tähtkujus sündinud inimesed. Küllaltki tähtis nädal on, küllaltki selline oluline nädal on. Ütlen kohe teile ära, et kui teil on mingisugused soovid, kui teil on mingisugused unistused, kui teil on mingisugused sihid, mida te tahaksite, et teil need täituks, siis see nädal ei ole selle jaoks. See nädal ei ole nagu see soovide täitumise nädal. See nädal on väga selline nädal, kus te pigem saate nagu aru sisemiselt mõistate või teieni tuleb mingisugune informatsioon, mis siis paraku on pigem seda laadi, et nagu mingisugused soovid, unistused ei täitu. Ilmselt ei ole selleks veel aeg. Ilmselt tuleb see kunagi hiljem, läheb veel aega, kas on vaja veel oodata või on vaja selle nimel veel tegutseda, mida iganes, aga see ei ole see õige nädal selle jaoks. Nädal tahab teie käest ka seda, et te ei oleks liiga sellistes illusioorsetes nagu väljavaadetes kinni. Et käia ringi kuskil mingisuguses situatsioonis, olukorras roosad prillid ees, et see oleks teile väga negatiivne. Et tuleb olla nagu tark, kogenud ja teadlik, aga mitte minna kuskile illusioonidesse, panna roosad prillid ette, kõik on hästi, kõik on tore ja kõik nii edasi. Et selline variant oleks nagu negatiivne teie puhul. Hästi hea on teile
kui teil kuskil olid mingisugused, kui te tundsite, et teid kuskil nagu kõigutas, loksutas, et teil puudus kuskil nagu kas siis mingisuguses ettevõtmises või tegevuses või siis kas või finantsidega seoses, kui te tundsite, et teil nagu puudub pinnas jalge all, et kuidagi nagu kõigutab, loksutab, ei ole nagu stabiilsust, siis see on see nädal, kui teile tuleb stabiilsus. Kui teile tuleb selline turvatunne, kui teile tuleb selline tunnetus, kui te tunnete, et teil on nagu tugev pinnas jalge all. Et kaob ära igasugune mingisugune kõikumine, ebastabiilne seisund, ebastabiilne olukord, ebastabiilne sündmuste käik. Väga hea nädal on selles suhtes, et kui te olete millegi poole liikunud ja juba te olete liikunud oma tegevustes, siis see on nagu teie tegevuste, teie tulemuste kinnitumise nädal. See tähendab, et teie tulemused kinnituvad see nädal. Te olete jõudnud mingisugusesse sellisesse punkti, etappi, kus toimub nagu fikseerumine ja sealt enam alla ei kuku. Pigem hakkab sealt edasi arenema, kasvama, tõusma. Aga nagu selline fikseeruv moment. Näiteks, et toome kas või lihtsa näite, et on teil mingisugused asjaajamised olnud, kus on kogu aeg olnud kord siia, kord sinna, kord edasi, kord tagasi ja nii edasi, siis nüüd toimub fikseerumine. Kõik fikseerub, mingi teatud staadium, teatud etapp on saavutatud ja vot enam siit nüüd alates, sellest nädalast alates enam tagasilööke või mingisuguseid selliseid kiikede sarnaseid olukordi ei teki. Et asi fikseerub, asi jääb paika ja asi hakkab ainult edasi kõrgemale, kaugemale ja paremuse poole arenema. Väga hea oleks see nädal tegeleda ka finantside ja materiaalsete asjadega, et hästi selline hea nädal on selleks. Hästi hea nädal on siin on nagu seotud väga tugevalt midagi sellist nagu, kui teil on midagi sellist nagu väga väärtuslikku teie jaoks, kas see on see inimene või on see kontakt või suhtlus kellegiga või on see tööalaselt või kuskil, kus on teil mingisugune väga suur väärtus, et vot selle väärtuse hoidmine, et see oleks ka väga hea. Hoidke neid väärtusi, mis teil on. Et ärge lennake kuskile unistustesse, ärge lennake kuskile fantaasiatesse, unelmatesse, soovide maailma, kus teil on roosad prillid ees. Et siin tasuks hoida stabiilsust, sellist maapealset olekut, vot seda, see väärtuslik ja maapealne olek, vot see on hästi oluline nüüd see nädal. Kasutage oma seda mingisugust kogemust, kasutage oma mingisugust tarkust, elutarkust. Kui teil on vaja, siis minge üksindusse, minge eraldatusse, minge nagu oma maailma. Ja te kuidagi nagu saavutate nii palju rohkem, kui ennast kuidagi laiali tuulutada mingisuguste fantaasiatega, ulmetega ja illusioonidega. Et selline eraldatus, selline nagu iseendaga selline nagu tark olek, iseendaga arutlemine, iseendaga mõtisklemine, iseendaga nagu konsulteerimine, et see kõik on teile nagu kuidagi väga hea.
väga hea on ka see aspekt, et kui teil nüüd mingisugused seisukohad on, mis ei kattu nagu kellegi seisukohaga, siis teadke, et tegelikkuses on teil õigus. Teie seisukohad, teie positsioonid, teie arvamused, teie teadmised, teie vaated on õiged. Võib-olla teid ei mõisteta, jah, aga nad on teil õiged. Et selline huvitav nädal teil. Ma soovin teile ilusat nädala jätku. Jäärad, vaatame, millised energiat saadavad teid perioodil 7. november kuni 14. november. Jäära tähtkuju. Oo jaa, jäärad, väga huvitav nädal. Palju õnne teile, jäärad. Unistage. See on see nädal, kui te võiksite palju unistada, kui te võiksite palju soovida, kui te võiksite palju tahta. Ükskõik, kas te lähete, ma ei tea, lähete jalutama, võib-olla pesete nõusid, võib-olla koristate, võib-olla olete töö juures, ükskõik kus, ükskõik millises tegevuses on teil väga hea nagu unistada ja seda ilma naljata. Mitte see, et te nüüd oma töödest ja tegevustest nagu kõrvale lähete unistuste maailma, aga vaadake, see energia on kuidagi selline, näiteks ütleme niimoodi, et mida ma selle all mõtlen, et kui te näiteks ütleme lähete jalatööle, te lähete jalatööle või lähete poodi või lähete jalutama või ükskõik kuhu te lähete, sõbrale külla, kohvikusse, ükskõik kuhu, ja võtte samal ajal lihtsalt kõnnite, jalutate ja unistate. Ja samal ajal, kui te unistate, te pöördute selle poole, kes on teile tähtis. Kas see on või mis on teile tähtis? Kas see on universum? Kas see on universum, kõiksus? Kas see on Jumal? Keda te kummardate, kes on teile tähtis, kes on teile oluline? Ja te palute. Te palute seda, et te tahate, et teil mingisugune soov täituks, et teil mingisugune unistus täitus. No kas see peab nüüd olema globaalne, et ma tahan, et mul oleks nüüd mingisugused suured lossid või mida iganes. Aga võtame nagu realistlikult asju. Ja kui te küsite universumilt, Jumalalt, kõiksuselt, ükskõik kust, kui te küsite, kui te palute oma soovi täitumist, siis teie soov ka täitub. Pöörduge see nädal. Et väga hea nädal on selleks. On mingisugune hetk, on mingisugune aeg see nädal käes seda teha. Väga hea on, kui te olete väga hea on teil tegeleda see nädal materiaalsete asjadega. Et materiaalne nädal on ääretult hea. Ma näen, et siin on mingisugused tulemused tulemas. Kellel on siin mingisugused finantstulemused, finantsväljamaksed, finantstulemused, materiaalsed tulemused, ühesõnaga ressurssidega seoses kõik, mis on ääretult positiivne nädal. Teil on mingisugune soovi, mingisugune unistuse täitumise nädal. Aga samas see nädal tahab teie käest saada sellist nagu avatust, lahkust, ta tahab teie käest saada mingisugust pehmust, ta tahab teie käest saada mingisugust sellist
sellist nagu hõljumist, aga ta ei taha teie käest üldse saada mingisugust väga tugevat mõtteprotsessidesse langemist, absoluutselt mitte. Et see, kui te nagu mõtlete hästi tugevalt, mõtlete järgi, mõtlete üle, mõtlete ette, mõtlete taha, kalkuleerite, elate mõtetes kõike läbi, tunnete ennast mõtetes nagu mentaalses, tunnete ennast allasurutuna, tunnete ennast võib-olla isegi nagu masendununa, tunnete ennast traumeerituna mentaalses mõttes, tunnete ennast nagu meeletu sellise nagu mõtete koorma all. Vot see on kõik negatiivne ja see nullib ära teie soovide täitumised. Et see, kui te nagu tunnetate oma peas, see on just nimelt teie peas ainult. Kui te tunnetate, et minu jaoks on midagi täiesti katastrofaalset, et minu jaoks on täiesti midagi nagu kohutavat, mingit košmaarne, mingisugune täielikult raske, rusutud tunnetus. Aga see on teil kõik mentaalses, see on teil kõik peas. See on kõik väga negatiivne, ärge laske seda üldse endale ligi. Et nii kui te tunnete, et te hakkate see nädal kuskil minema mingisugustesse väga sügavatesse, üle mõistuse sügavatesse mõtteprotsessidesse, nii kohe lülitage ennast ümber. Hakake kohe nagu unistama nagu positiivses mõttes, hakake soovima, hakake nagu tahtma. Aga oma soovide täitumist, vot see on teie jaoks hästi positiivne. Te saate kindlasti see nädal mingisuguseid väga häid tulemusi, sest kuidagi on nagu aeg kätte jõudnud teil sellesse etappi, selline nädal on, kus te nagu olete hästi nagu tulemuslik. Et seal, kus te nüüd ootasite või seal, kus te tahtsite või see, mille poole te liikusite, et seal tulevad teil tulemused, seal tulevad teil soovide täitumised. Et kui te näiteks tahtsite, et olete võib-olla juba kaua oodanud, olete midagi osta tahtnud näiteks, väga hea nädal selleks, et see ostutehing sooritada, teile tuleb see võimalus, see aeg on käes, see hetk on käes ja teie soov täitub. Sama ka tööalaselt ja ükskõik millises sfääris, ka suhtealaselt ja nii edasi. Aga palun ärge langege kuskile sügavatesse muremõtetesse ja ärge suruge ennast nende mõtetega kuskile maad ligi. Soovin teile ilusat nädalat. Veevalajad, vaatame, millised on teie nädala energiat perioodiks 7. november kuni 14. november. Veevalajad. No vot, ongi selline lugu, et on käes mingisugune selline etapp, on kätte jõudnud mingi selline punkt, on aeg hakata minema. Kus te tundsite, et teil oli mingisugune kas seisak, kinnijäämine, otsustamatus, kus teil oli võib-olla valiku ees seismine, kus teil oli võib-olla teadmatus, kas nii või naa, kas siiapoole või sinnapoole, kas üks või teine, kas tasub või ei tasu. See etapp tuleks nüüd ära lõpetada. Väga positiivne ja väga õige aeg on hakata liikuma selles suunas. Tuleb teha valikud saavad tehtud, otsused saavad vastu võetud ja tuleb
liikumine uude etappi. Ühesõnaga lõpeb ära see seisak, lõpeb ära see nagu kits kahe heinakuhja vahel olek ja tulevad liikumised, tulevad esimesed sammud ja üleüldse, kui te tunnete, et te kuidagi ei saa mingisugusest sellisest seisakus, sellisest olukorrast või situatsioonist välja, siis lihtsalt astuge üks samm, kas või väikene samm ja teil hakkavad asjad minema. Tehke nagu mingisugune üks väike liigutus selle poole, et sealt välja astuda ja teil hakkavad asjad liikuma. Et selline nagu aktiivne nädal on selles suhtes, et võtke ette aktiivseid samme, aktiivseid tegevusi just nimelt selleks, et hakata nagu liikuma, et hakata astuma, et hakata nagu minema. Väga hea on teil see nädal selline energia, mis soovitab teil aeg-ajalt nagu võtta aega endale. Olla nagu iseendaga. Ümberringi nagu kõik keeb, puliseb, podiseb, maailm käib, maailm liigub, maailm tegutseb. Maailm siin igas mõttes. Kas siis teie tänaval, teie kodus, teie linnas, teie riigis, ükskõik kuidas kellele, et igas mõttes on nagu siin, et nagu maailma mõiste on siin nagu suurelt välja toodud. Et aga te võtate nagu aega endale, et selline nagu mõtisklemine, selline järele mõtlemine, selline nagu enesega arutamine, läbimõtlemine, järgimõtlemine, kalkuleerimine. Selline on väga hea seisund. Hea seisund, kui te võtate aja iseenda jaoks. Las need teised olla, las see maailm olla, las nad elavad oma elu. Aga mina võtan endale aega. Ma võtan endale aega kas või 10 minutit päevas, aga see aeg kuulub ainult mulle. Ma ükskõik kus, kas te lähete ja istute kuskile oma, ma ei tea, lemmiktugitooli ja te lülitate ennast lihtsalt välja kõigest ümbritsevast. Või te lähete lihtsalt jalutama ja olete lihtsalt nagu omaette. Omas mahlas. Isegi siis, kui te olete kuskil nagu rahvamassides, et need inimesed on nagu teie ümber, aga te olete nagu mõtetes kuidagi nagu iseendaga. Et te nagu te ei lülita ennast, te olete küll nagu inimrahva sees, inimhulga sees, aga te ei lülita ennast nendega kaasa, vaid te olete nagu natuke rohkem nagu iseendaga. Väga hea on kulutada aega või ütleme siis nii, et investeerida aega iseenda jaoks, ka sellisteks spa-protseduurideks, igasugusteks, ma lähen massaaži, ma lähen joogasse, ma lähen juuksuri juurde, vaata iseenda jaoks. See on mina ja minu aeg ja minu jaoks. Väga-väga positiivne, väga-väga hea. Mis on negatiivne aspekt, on see, et ärge oodake kuskilt see nädal mingisuguseid nagu tulemusi, mis võiks kohe nagu, ühesõnaga esimesed sammud, esimesed nagu liikumised, aga nagu päris tulemusi neid ärge veel oodake, et siin on alles nagu mingisugune tee algus teil näha. Ei ole hea
tegeleda materiaalsete asjadega, finantsiliste asjadega, et see kuidagi nagu ei lähe, pigem oleks kontsentratsiooni vaja nagu rohkem iseendale ja oma mingisugustele edasiliikumistele. Vot sinna oleks vaja teie energiat panustada see nädal. Mis on nagu üks halb aspekt on veel siin natukene see, et kui kunagi olid teil võib-olla mingisugused kas materiaalsed, finantsilised tehingud, tegemised, siis nüüd võivad välja ujuda sellised nüansid, kust hakkab seal tekkima mingisugust rahulolematust. Paraku see on nii. Ja vot sellisel juhul olekski hea nagu natukene sellest protsessist lihtsalt eemalduda. Et mitte minna kaasa nagu, et mitte minna ja suurendada ja mastaapsemaks muuta mingisugust rahulolematust tulemustega. Et siin tuleks nagu pigem võtta aeg maha, olla endaga ja mõelda ja mõtiskleda kõik need asjad nagu lihtsalt läbi. Aga jah, et nagu mingisuguseid suuri tulemusi, resultaate nüüd see nädal ka veel ei tule, et midagi on nagu veel puudu, kuskil on vaja veel midagi veel ka tegutseda. Et need, kes ootavad mingisuguseid resultaate, et natukene on vaja veel pingutada, natuke on veel vaja teha, natuke on vaja veel liikuda selles suunas. Et selline huvitav nädal teil. Ma soovin teile ilusat nädalat. Sõnn. Sõnnitähtkuju. Vaatame sõnnid, kuidas teil läheb perioodil 7. novembrist kuni 14. novembrini, üks nädal. Sõnnitähtkuju siis. Väga sellised vastandlikud energiat. Kõigepealt ärge tormake see nädal mitte kuskile uude. Siin teil on tegevusi siin küllaga. Et ärge tormake kuskile uude. Igasugused uued stardid, uued algused, igasugused midagi innovatiivset, midagi sellist, millest te võiksite hästi nagu põlema minna, süttida. Paraku need leegid kustuvad peagi. Et ei ole vaja mingisuguseid selliseid impulsiivseid algusi, kindlasti mitte. Et siin kaardid soovitavad teil ka, et palun nagu midagi tuleks teil nagu kõhkluse alla seada, midagi tuleks natukene nagu kalkuleerida, natukene nagu energiavahetus on hästi vajalik see nädal. See on see energiavahetus, kus te nagu balansseerite. See tähendab seda, et sina mulle, mina sulle võrdses koguses. Kõik nagu, mis on seotud tegevustega ka, et kõik oleks nagu balansseeritud, et kõik oleks nagu võrdses koguses, et kuskile ei jääks mingisugust ülekaalu. Energiavahetus selles mõttes, nagu ma ütlesin teile, et sina mulle, mina sulle. Et energiavahetus selles mõttes, et ma annan ja ma ei taha ka midagi vastu ja energiavahetus ka selles mõttes, et ma saan ja ma ei pea midagi vastu andma. Et ka selline kõik sellised energiavahetused on ääretult positiivsed, ääretult head. Kahtluse ja kõhkluse alla seadmise juurde tulen korraks veel tagasi, et midagi on teil siin sellist, kus tuleks nagu hakata nagu natukene nagu
kaaluma, natukene nagu valima, natukene nagu sorteerima, natukene nagu mõtisklema selle üle, kas on õige, kas on kasulik, kas on tulus, kas on perspektiivikas ja nii edasi. Et siin on vaja selliseid asju nagu seada kahtluse alla. Et väga selline nagu rentaabel positsioon ja selle otsimine läbi kõhkluste ja kahtluste. Et siin oleks seda väga vaja. Risk on teile väga hea see nädal. Et tegelikult on selline tunnetus, et kui te olete enda jaoks välja valinud selle, mis on kasulik, mis on perspektiivikas, mis on õige, mis on nagu see, mis peaks olema, mida te tahate, mis on teile nagu tuleviku väljavaadete poolest just nimelt see õige. Vot selles kõiges te võite minna väga julgelt riski peale, aga ennem on see vaja endale selgeks teha. Et te lähete oma tegemistes tulemuste ootuses, et te lähete oma ettevõtmistes, lähete mingisuguse riski peale välja. Te olete nagu aru saanud, et see on minu jaoks vajalik, see on minu jaoks õige, see on minu jaoks kasulik ja siis ma lähen riski peale. Aga kui on sellel kõigel juures mingisugune uue noot, uue maik ja puudub nagu arusaam, mõistmine kasulikkusest, tulususest, jätkusuutlikkusest ja nii edasi, vot siis selles osas nagu risk ei õigusta ennast. Et just nimelt seotud uue innovatiivse ja sellise uuendusega ja just sellise nagu sellise äkilise energiaga, mis nagu lööb nagu tuluke, nagu tuli lööb nagu pahvakana nagu põlema, et võt selline energia, uue energia, et süttib midagi hästi tugevalt nagu teie sees ja võt teeks ja osaleks ja oleks selles. Et see tuleks nüüd välja selekteerida väga tugevalt ja siis minna nagu nendes muudes positsioonides, millest ma teile rääkisin, mis on nagu teie poolt nagu välja filtreeritud, mis on nagu jätkusuutlikud ja nii edasi. Et seal on väga hea riski peale minna. Üleüldse, et kuidagi nagu teil veab väga riskis see nädal. Tasub minna igasuguste sündmuste peale, kus te tegelikult nagu otseselt seda te küll olete nagu enda jaoks nagu selgeks saanud, läbi mõelnud, mõistnud selle produktiivsuse, aga te ju tegelikult reaalselt ei tea, kas see läheb nii. Vot siin kaardid ütlevad, et risk õigustab ennast. Risk õigustab ennast väga hästi. Et võite sellega nagu julgelt kaasa minna. See tähendab seda, et kui te ei tea, mis teid ees ootab, mis tulemus on, aga teie arvestused, teie kalkulatsioon näitab, et peaks minema hästi, siis siin võib väga hästi riski peale minna. Aga siin ei tohi olla uue nooti kindlasti juures. Et soovin teile ilusat nädalat, sõnnid. Kaalud, vaatame, millised energiat saadavad teid perioodil 7. november kuni 14. november. Üks nädal. Kaalud.
aitab olemast mingisuguses sellises suletud, kinnises situatsioonis, kus teil asjad ei liigu edasi. Te olete võib-olla juba kaua nagu jäänud mingisugusesse mõtisklustesse, mingisugustesse iseenesega sellistesse konfliktsetesse, võib-olla ka konfliktsetesse, aga lihtsalt mingisugustesse aruteludesse, et kas tasub edasi liikuda, kas tasub, millise suuna ma pean valima, kas see on õige, kumma ma valin. Kõik sellised nagu mingisugused kahtlused, kõhklused, kus teil on nagu kinni jäänud olukorda või midagi sellist, kus te võib-olla isegi nagu mõtlete, et äkki kui ma lähen edasi, äkki kui ma liigun edasi, äkki kui ma valin selle tee, et äkki seal on mingisugused veealused kivid. Äkki. Et ei, te teete see nädal, on selleks aeg, et teha see ja te teete ka mingisugused liikumised. Teil hakkavad mingisugused asjad, mingisugused sündmused, mingisugused olukorrad, mingisugused vestlused, mingisugused kontaktid, mingisugused tegevused hakkavad liikuma. Toimuvad sellised esimesed aktiivsed sammud. Kas nad nüüd on just globaalsed suured, võib-olla mitte, võib-olla lihtsalt mingi väike liigutus, väike edasiminek, väike samm, aga see vallandab hiljem nagu mingisuguse tulemuste tulvalaviini, kus teil hakkab nagu asjad hakkavad liikuma. Et väga selline hea aeg on, et tuleb vastu võtta otsus, tuleb astuda samm, tuleb minna, mitte kahelda, mitte istuda nagu kinnises olekus, teadmatuses, vaid on aeg hakata minema. Ja siis need, kellel on lihtsalt, et ei ole nagu enesega seotud, vaid on mingid protsessid seisma jäänud või ei ole edasi liikunud või on kuskil nagu mingisuguses tupikus, ummikus, siis sealt tulevad edasiliikumised, tuleb edasiminek. Väga hea nädal on selleks, et vabaneda mingisugustest koormatest, mingisugustest taakadest, mingisugustest rasketest olukordadest, situatsioonidest. Väga hea nädal. Et te saate kuidagi edasi liikuda, et mingisugused koormad, raskused, nad ei lasknud teil võib-olla kuskil, võib-olla need ei lasknud teil edasi liikuda, nad ei lasknud teil vabalt hingata, need ei lasknud teil midagi realiseerida ja nii edasi. Vot siin tulevad edasi liikumised. Väga hea on veel selle seisukoha pealt ka, et kui te tunnete, et te nagu üksinda ei saa, kas te ei julge, ei saa, ei suuda, ükskõik mis, siis väga hea on paluda kellegi käest abi. Paluda kellegi käest abi, paluda kellegi käest toetust. Te saate seda. Samamoodi on teile, kui teie käest palutakse sel nädal abi, toetust, aidake. Selline abi andmine ja abi saamine toimub teil see nädal väga hästi. Aga tegelege mingisuguse koormava situatsiooniga, koormava olukorraga, mis ma ei tea, te veate nagu mingit katkist ilma sangadeta kohvrit mingis situatsioonis olukorras järgi endal. Ja nüüd tuleks see nädal, see kohver minema visata, et siin on nüüd niimoodi, et te vabanete sellest kohvrist. Aga selleks on vaja midagi ette võtta, teha esimesed sammud. Tegelege selle protsessiga, mis teil on. Kus te tunnete, et teid kisub, teid koormab, teid hoiab nagu pinges. Võtke seal ette midagi. Hakake liikuma selles suunas ja see protsess läheb teil käima. See protsess hakkab teil liikuma paremuse poole. Ärge minge see nädal kuskile uuendustesse, uutesse ja sellistesse protsessidesse. Tegelege mingisuguste oma
hetkeseisul olevate koormavatesse rasketesse või koormavate raskete tegevustega. Võib-olla mõnel on teist mingi vestlus, mis on teil juba pikalt veninud või te ei ole suutnud vestlusse astuda või kuidagi nagu koormav on inimesega kellegiga kontakt. Võib-olla on teil mingisugune projekt, mis lohiseb järgi ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui te nüüd olete see nädal aktiivne, kas te siis palute kellegi käest abi? Ja siis võtate mingisugused esimesed aktiivsed sammud ette, et see kõik läheb teil liikuma. Vot sellega on vaja tegeleda, aga ei ole vaja ronida see nädal kuskile uuendustesse. Mingisugused uued asjad, uued ideed, uued plaanid, uued emotsioonid, uued tunded. Ja et võtan kõike seda ja tassin siis mingisugust vanu koormaid, kas lükkan kõrvale või tassin edasi. Ei, see nädal on just mingisuguste vanade koormate lahendamiseks. Ideaalne aeg. Soovin teile ilusat nädalat. Kaljukitsed. Kaljukitsed, vaatame, mida räägivad kaardid teile. Energiatest perioodil 7. november kuni 14. november. Millised energiat teid saadavad selle nädala jooksul? Kaljukits. Aktiivne nädal, väga aktiivne nädal, väga tegus nädal, väga tulemuslik nädal, võidunädal, väga hea nädal. Mis on nagu negatiivset ja halba? Kui te tunnete, et teil on elus mingisugused sellised teemad, protsessid, suhtlused, vestlused, kontaktid, tegemised, projektid, ma ei tea mida kõike, ükskõik mis. On see siis suhtes, on see siis tööl, ükskõik kus te tunnete, et vot enam ei, ma ei jaksa, ma ei taha, ma ei, enam mitte, kõik. Löön uksepauguga kinni, lähen ära, lõpetan, katkestan, lõhun, viskan ära, elimineerin mida kõike. Väga negatiivne. Ärge palun tehke seda, ärge vallandage ennast, ärge lööge uksi kinni, ärge lõpetage, ärge katkestage suhtlusi, vestlusi, tegevusi. Kõike seda, ärge tehke seda mitte mingil juhul. Minge sellest energiast mööda, minge mööda lõhkumise, lammutamise, laastamise, kokku kukkumise, kokku varisemise, paugu pealt ukse kinni löömise, kõige sellest energiast minge suure kaarega mööda. Miks? Aeg on hoopis võidelda selle eest. Väga hea energia on see, kui te võitlete. Te seisate oma positsioonil, te olete kindel oma arvamusel, te ei anna alla. Teil on omad vaated, millel te olete kindel. Teil on omad seisukohad, ühesõnaga, te võitlete enda oma arvamuste, oma seisukohtade, oma vaadete, oma väljaütlemiste, oma tegevuste, oma aktiivsuste, oma kontaktide, ükskõik mille eest te võitlete. Teile üritatakse võib-olla kaikaid kodarasse lüüa, aga te võitlete vastu. Te seisate enda eest. Te seisate enda arvamuste, enda tegevuste, enda mõtete ja kõige selle eest. Te lihtsalt seisate ja võitlete vastu. Ja te võidate. Alla anda, lõpetada, lõhkuda, ära minna, kinni lüüa, ära visata ei tohiks. Siin allaandmise energiat absoluutselt ei ole. Siin on võitluse energia. Siin on energia, kus te elimineerite oma elust ka mingisugused konkurendid. Ehk siis te võitlete
võitlete kellegi või millegi vastu, see võib olla ka miskit. See on väga tugev ja jõuline võitlus, enese seisukoha hoidmine. Ja te olete võitja, te olete absoluutne võitja. Aga kui te nüüd uksed kinni lööte, ära lähete ja kõike seda teete või ära viskate, näiteks võitlete mingisuguse asjaga, mis tahab kuidagi teistmoodi käituda, kui teie tahaksite ja ta ei käitu nii, nagu teie tahaksite, te viskate ta minema, siis see on negatiivne. Parem võidelge ja see asi, võidelge, parandage, ühesõnaga mida iganes kõike ja see asi hakkab tööle ja käima nii, nagu teie tahate, nii nagu on õige. Samas on siin kontaktidest käib jutt ja tööst ja kõigest, absoluutselt kõigest. Et ühesõnaga igas valdkonnas, igas sfääris astuge enesekaitse positsiooni. Teil õnnestub see väga hästi. Teil on väga tugev võitja energia. Kaardid tahavad teilt väga tugevalt aktiivsust. Nad tahavad, et te võitleks kuni mingisuguse võiduka lõpuni. Sest te suudate oma positsioone kehtestada, iseennast kehtestada, iseennast näidata ja te suudate tulla mingisugustele võidutulemustele. Väga hästi. Nõuda midagi. Kui mingisugused võib-olla on näiteks ajate mingisuguseid dokumente, asjad ei liigu, kuskil on mingisugused takistused kogu aeg, võt siin on nõuda vaja see nädal. Sõna otseses mõttes nõuda ja te saate. Soovituskaart ütleb, olge aktiivne, tegutsege, liikuge, võtke ette, ärge jätke ripakile, ärge loobuge mitte mingil juhul. Võidelge, vot selline huvitav energia. Ega see võitlus võib olla ükskõik, kas või teie kirjutus laua taga millegiga. Võib-olla mingite teie mõtetega, see võib olla ka globaalsem, see võib olla mingites ametiasutustes, see võib olla töö juures, see võib olla ükskõik kus. Et siin on nagu igas sfääris. Et selline huvitav nädal. Soovin teile ilusat nädalat.